Vahepeal on olnud siis päris pikk paus. Oleme siis soetanud uue masina. Sellest saab siis Rimaka asendus. Et Rimakas on müügis, kuulutused on üleval. Kes tahab, saab endale võtta. Uus on siis siin A4. See on siis hunt lambanahas. Ehk siis kapoti all on tal sama mootor, mis S4-l. Timmitud on ka 313 kilovatti. Ja võrreldes S4-ga, millel on DSG käigukast, on sellel siis 6-käiguline manuaal hoopis. Et sellega on väga fun sõita. Seest ja väljast on S-Line. Iseenesest väga mugav. Lux pill. Teeb ketsi ka. Edaspidi äkki saame sellest ka midagi vahvat filmida koos selle S4-ga. Näiteks vaataks, et kumb siis on kiirem, kas manuaal või DSG. Millegi pärast kipub olema sinna DSG poole, aga teatud kiirusest võib see manuaali kasuks pöörduda. Sest autodel on kaaluvahe ikkagi pea 200 kilo, kuid seda juba siis tulevikus. Täna alustame siis mootori ettevalmistusega, et auto peale tõsta. Millega me siis tegeleme siin praegu ei ole selline standardtöö, kuna see plokk ja mootor oli pärit automaatkastiga auto pealt, siis siin ventvõlli otsa sees on üks puks. Automaadil on teistsugune ventvõll ja see puks tuleb siit siis välja saada, selleks me kasutame sellist sisetõmmitset ja siia asemele läheb siis nõellaager, aga see laager ei lähe ka nüüd tüüpiline 1.8 või 2.0 või mis iganes 4-silindril see oma, vaid see läheb hoopis siis V6 oma. Kuid seal on ka ühed nipid ja trikid, et kuidas see paika läheb, kuid seda näitame siis pärast laagri eemaldust. Õigemini puksi eemaldust. Ja, siin ta on. Vahepeal oleme siis veermiku kokku pannud. Et nüüd on meil siis mõlemal pool need Audi S2 õtsad. Pidurid on siin ka Audi S2 omad 2-3-vilised. Ja need õtsapuksid, mis me varem panime. Ja siis vaatame, piilume teisele poole ka. Nüüd meil on välistatud, et miskit puruks tõmbaks või alt ära kaoks. Mootor on siis saanud ka nagu näha omadele patjadele. Stange panin ka ette, et saaks mõõta, kui suur kuuler siia mahub, kui palju meil torusid vaja on ja kuidas see üldse nagu soliidselt ja silma paitavalt ära settida. Selle silikonladiku sain ka paika, millest eelmine kord rääkisin, et originaal siia turbo otsa ei mahtunud. Siit on natuke näha ka, et see on siia otsa nagu venitatud. Turbo juurest on natuke rohkem punnis. Selle punni asemele tuleb siia paibes klapp. Põhimõtteliselt tuleb siia selline süsteem, et me keerame siit 180 kraadi õhulugeja ja siia tuleb koonus. Ja siia vahele ideaalis siis paneks mingisuguse pleki asja ehitaks, et see koonusfilter isoleerida siis turbost ja ülejäänud mootoriruumist. Nagu ma olen lubanud, siis selle swapi puhul siis vaatame täpsemalt neid eripärasid selle elektrigaasipedaali ajuga, et sellist üleüldist jura ma väga ei näita. Seda on kõik näinud, seda on kogu internet täis. Aga me siis vahetame hetkel ära selle nukkvõlli nii-öelda impulsiratta. See siis siin on selle A&B mootori oma, see on ühe sälguga. Asemele paneme siis nüüd selle nii-öelda ME7.5 mootori juhtajule sobiva TT-d ja niisugused S3-d ja uuemad 1.8 A4 ja A6 peal ka. Et sellel on siis, mis oluline vahe on, siin on üks aken. Sellel siin on siis 4 akent, ehk ta teab täpsemalt, mis asendis see mootor parasjagu on. Ehk see on siis ökonoomsuse suhtes ilmselt. Vähemalt siin mingi võimsuse vahe tuleb, aga noh, kui on ette nähtud, siis tuleb ära vahetada. Pärast muidu on mingid komplikatsioonid.
siin keerulist midagi ei ole, käib see ära. Näpuga kinni, tuli see ka ära. Oluline on see samas, et tüsti koht on, seda ei saa nagu valesti käsi panna. Keerame taas kinni, see on niisuguse käes suht olematu jõuga, mingi 30 newtonit või midagi sellist. Et selle keerame ennast jõuvõtmega üle ja ongi tehtud. Siin on siis need süütepoolid Max Speedingust, siis mootori juhtmestik, selle pikimootori oma, see on äkki mingisuguse 2001 aasta facelift B5 pealt, ma arvan, või mingid C5. Siis jah, on meil see elektriketi pinguti, mis me varem eelmises osas panime, et siin on ilusti pistik küljes. Siis mootori tempanduri vahetasime veel ära uuema vastu, enne oli kandilise pistikuga. Siis detonatsiooni andurid ja ventveli anduri peitsen siia piduri vaakumvõimendi taha. Siin on mul lampeanduri pistik, aga kuna turbo taga summutit ei ole, siis hetkel ei ole sinna veel panna vastust mul. Lampeandur sinna keerata ja pistik sinna viia. Kütusetorud on vaja ühendada. Jahutusvedeliku torud salongi radikast mootorisse. Ja siis juba ongi kuuleri torud. Ja need 2 jämedat voolikut siin lahtist, need lähevad ette radika külge. Aga jah, vaikselt juba hakkab lubama. Võtsime nüüd autol ukse käest ära, siis on lihtsam juhtmeid sättida. On meil ruumi rohkem. Lisaks see kesklukk ei töötanud, mul oli kahtlus, et siin pundis võib olla katkiseid juhtmeid ukse vahel. Siin on kõik terved, aga umbes ukse keskel oli siuke lähe, et 2 juhet on puruks. Ehk siis see seletab, miks kesklukk ei töötanud. Parandan need ära, ilmselt saab selle ka nüüd korda. Nii, siin ma olen siis paika pannud need auto juhtmestikud järjest. Mul on põhimõtteliselt veel massi otsad lahti. Tajan need ka paika. Siin on prooviks on mul istme peal see gaasipotekas. Siit saan diagnosti pistiku arvutile külge panna ja siis juba vaadata, et pedaali asendi andur toimiks. Et reageeriks pedaali liigutustele ja sealt siis edasi järgmine samm oleks siis juba proovida autot ka käima panna. Nüüd siis võiks proovida esimest käivitust. Gaasipedaal on mul siin. Vaatame kohe. Testime siis seda gaasiklappi. Õigemini gaasipedaali andurit. Muidu 100 ei tulegi. Ilmselt see vajab võib-olla mingit kalibreerimist. Aga vähemasti ta reageerib. Nii et sellega on kõik hästi läinud. Ja lõpetuseks siis laseks korra mootoril ringi käia.